Arvatakse, et noored ei saa aru, kui erakordne on meie iseseisvus. Tegelikult ei olnud see üldse ammu, kui me veel Nõukogude Liitu kuulusime. Aga ma arvan, et sellel aastal on asjad muutunud. Et ka meie noorte hulgas on palju neid, kes saavad aru, kui habras meie iseseisvus on. Hiljuti tegi mu 10-aastane laps koolitöid ja taustal käisid uudised sellest, kuidas Venemaa sõjavägi Ukrainat piirab. Mu laps küsis, et kas meid tullakse varsti küüditama. Pärast esimest maailmasõda arvasid paljud, et selline asi ei ole enam võimalik. Nii õudne oli. Pärast teist maailmasõda arvati samamoodi. Aga kuidas sellised asjad siis ikkagi jälle juhtuvad? Demokraatlik riigikord, vaba ajakirjandus, avatud ühiskond, need on asjad, mis aitavad ära hoida selle, et KGB sarnased mafialikud organisatsioonid ei saaks võimule või ei püsiks seal kaua. Ja sellepärast on meie kõigi asi see, mis toimub nendes riikides. Nendes riikides, kus kiusatakse nõrgemaid ja rikutakse inimõigusi. Sest ühel hetkel on need asjad, mis tunduvad kusagil kaugel, isegi Afganistanis, meie enda tagahoovis. Oma lapsele ütlesin, et ei ole vaja midagi karta. On mõnus olla kodanik riigis, mis kuulub Euroopa Liitu ja NATOsse. Me teame, et suure agressori ees ei ole me üksinda. Ja ometi oli see ajaaken, kus meil oli võimalik iseseisvaks saada, väga kitsas. Lihtsalt paljud inimesed tegid õigel ajal õigeid asju. Ja väga vähe jäi puudu sellest, et me oleksime seal, kus täna on Ukraina, Valgevene, Moldova ja teised riigid. Ärme võta seda iseenesest mõistetavana. Mõnes mõttes on isegi ime, et me elame riigis, kus president ei mõtle välja ajalugu, kus teisiti mõtlemise eest ei pea veetma eluaeg vanglas või lööda maha selle eest, kui presidenti solvad. Ma soovin kõigile ilusat vabariigi aastapäeva, aga täna on minu mõtted Ukrainaga. Selleks, et ma saaksin teile ilusat vabariigi aastapäeva soovida ka tulevikus. Et slava Ukraini! Lapse kannab käia
Tervist, mina olen Nikita ning täna on minuga siin Devin ja Andri, kellega koos viime teid ajaloolisele rännakule mööda Eestimaad. Vaatame, mis on juhtunud 104 aasta jooksul. 1918. aasta algul oli Punavägi Eestist lahkumas ja sakslased peale tungimas. Nagu näha, oleme hetkel Pärnus ja seda võimalust kasutades avaldatakse praegu Endla rõdul 23. veebruaril manifest Eestimaa rahvastele, milles kuulutatakse kohe välja Eesti Vabariik. Ja järgmisel päeval, 24. veebruaril avaldati manifest Tallinnas, mis teeb sellest päevast Eesti rahvuspüha ja iseseisvuspäeva. Kaua aega me ei saanud iseseisvust nautida, sest juba novembris algas vabadussõda. Tänu sellistele legendaarsetele ja kõvadele meestele nagu Kuperjanov ja Laidoner suutsime vabadussõjas võidu koju tuua. 2. veebruaril 1920 sõlmiti Tartu rahu, mis tähendab seda, et me oleme ametlikult iseseisvad. Ja peale esimest maailmasõda saavutasime kõrge taseme laskespordis, purjetamises, jääpurjetamises, males ja meeste kõrge jõustikus ja raskejõustikus me olime juba ammu heal tasemel. Mida me siis saavutanud oleme? Vot ma ka ei tea. Ja aga tegelikult, kas seda koolihuvis olevat kuju tead või? Ei tea? Väga hea. No, anna mulle selgitada. Esimest korda Aleksander Aaberg tuli maailmameistriks Peterburis toimunud võistlustel aastal 1906. Ja Alfred Neuland, kes võitis Pariisis olümpiamängudel 1924. aastal hõbemedali, mis on Eestile esimene olümpiamängude medal, muideks. Pole paha. Mis me muidu spordist räägime nii palju, et liigume siis edasi kultuuri juurde. Anton Hansen Tammsaare, kes on kirjanduse isa, kirjutas sellist nii-öelda Eesti piiblit nagu Tõde ja õigus. Ma usun, et kõik eestlased teavad seda, kui sa just kivi alla ei ole. Kui lugenud ei ole, siis oled vähemalt ka filmi näinud, mis valmis 2019. aastal. Ja veidi muusikat, mis? Jah, et aastal 1935 sündis Eestimaa südames Paide linnas maailmakuulus helilooja Arvo Pärt. Tema loomingut, muu hulgas paljudes filmides, on tõenäoliselt kuulanud enamik eestlasi. Pärt on tuntud eelkõige oma ainulaadse minimalistliku kompositsioonitehnika, nii nimetatud Tin-Tinnapulli stiili poolest. 6 aastat järjest on klassikalise muusika andmebaas Bachtrack tituleerinud Pärdi maailma kõige enam mängitud elavaks heliloojaks. Kujutad ette? Ei kujuta. Kindlasti ei kujuta ette, aga eks see nii on. Jah, eks see nii on, aga liikudes edasi räägin veits loodusest. Kindlasti mitte metsavendadest, vaid ikka päris loodusest. Esimese vabariigi ajal oli meie metsade pindala 20%, aga tänaseks on tõusnud metsade pindala peaaegu 60%. Kõige tuntum puu on kuusk, mitte kindlasti Katrin ega Robert Kuusk, vaid ikka harilik kuusk. 1941. aastal möödus 500 aastat hetkest, kui legendi järgi püstitas mustpeade vennaskond Tallinna Raekoja platsile linnarahvale imetlemiseks maailma kõige esimese avaliku jõulupuu. Ja see oli aastal 1441 siis. Ja ka tänapäevalgi pannakse püsti iga aasta novembris Raekoja platsil jõulukuusk. Nojah, aga liikudes edasi, seos teise maailmasõjaga oleme jälle kaotanud enda vabaduse. See on umbes sama hea, kui papa ja mamma teevad sulle koduaresti. Nimelt aastal 1940 võttis NSVL meie vabariigi üle. 1940 kuni 1945. aastani oli Eesti nagu kuum kartul. Alguses võtsid punased, sakslased, siis jälle punased, umbes 50 aastaks, ning siis olime lõpuks vabad, kuid sellest räägime hiljem.
Aastal 1957 möödus 100 aastat sellest, kui Bremenist pärit Moskva kaupmees parun Ludwig Knoop ostis 50 000 rubla eest Narvas Kreenholmi saare. Kujuta ette? Ma ei kujuta. Praegu 50 000 rublat pole midagi. Isegi autot ei saa osta. Jah. Jah, aga kuhu siis rajati tekstiilitööstuse ettevõtte Kreenholmi manufaktuur? Kreenholmi manufaktuur oli 19. sajandi teisel poolel kõige kaasaegsem tööstusettevõte Venemaa keisririigis ning mitu aastakümmet suurim tekstiilivabrik kogu Euroopas. Vabriku toodang teenis 1900. aasta Pariisi maailmanäitusel Grand Prix. Ettevõte tegutses kokku 153 aastat, lõpetades tegevuse 2010. aastal. 1961. aastal valmis Eestis maailma esimene panoraammängufilm nimega Ohtlikud kurvid. See filmiti üles Moskvas ehitatud panoraamfilmikaameraga ja esmakordselt maailmas tehti ülesvõtteid uut tüüpi värvifilmile, äratades nii spetsialistide kui ka vaatajaskonna hulgas suurt huvi. Tegu on komöödiaga kahest äravahetamiseni sarnasest kaksikajast, mootorisportlasest Vaikest ja baleriin Maretist, kes teineteisena esinevad ja sel viisil hulgaliselt krutskeid korraldavad. Oli aeg, kus leib olnud laua peal või kui isal polnud isegi Audi jaoks bensu. Aga mis asi on defitsiit? Väga lihtne. Sul ei ole mitte midagi. Poodides ei olnud mitte midagi ja pidid kartulit noppima ja sööma mitu aastat. Kuid selle elasime üle ning saime ilusti hakkama. Usun, et ka tulevikus oleme valmis selleks. Pagan, mis me kurbusest räägime? Tol ajal sai ikka väikse Brežnevi pagikese. Tol ajal sai sporti ka tehtud. Ikka kõvasti, no. Ikka väga kõvasti. Ja 1972. aastal võitsid Müncheni olümpiamängudel vaid nädalase vahega kuldmedali 2 tugevat Eesti meest. Tõstja Jaan Talts ja kõrgushüppaja Jüri Tarmak. See on Eesti üks parimaid tulemusi suveolümpiamängude ajaloos. Kas üldse usuksite, et meie kaunil Eestimaal on tehtud olümpiamängud? Võta näpust, loomulikult 1980. aastal toimusid suveolümpiamängud Moskvas, mille raames toimus Tallinnas purjeregatt. Aga Andri, kas selleks ajaks on hotell Olümpia ja Pirita top ehitatud või? Jah, tõepoolest. Kas sul ei ole seda õpetatud ajaloos või? Tead, ole kuss ja vaata, kuidas legend laulab. Mis legend? See on Tõnismägi. Kui te ekraani taha vaatate, siis näete seda pikkade juustega meest, kes laulab olümpiamängudel. Vot see on Tõnismägi. 80. olid Eestis, Lätis ja Leedus suurte muutuste aeg, mis sillutas teed Balti riikide iseseisvumisele. Aastal 1987 sai alguse niinimetatud laulev revolutsioon, kus üle väga pika aja julgeti taas avalikult isamaalisi laule laulda. Allo Mattiisen, helilooja, kes saavutas oma kuulsa isamaaliste laulude tegemisele laulva revolutsiooni ajal. Üha jõulisemalt tõusis esile ka laulupidude repertuaaris isamaaliste laulude esitamine. Sellele aitas kaasa ka Gustav Ernesaks oma karisma ja loominguga. Ükski pidu ei möödunud ilma lauludeta Mu isamaa on minu arm ja Hakkame mehed minema. Kõige südamlikum ning kõige eestlaslikum kõne, mis on Eesti ajaloos olnud, on Heinz Valgu kõne. Aastal 1988 sügisel Eestimaa laulu ajal 300 000 inimesele Tallinna lauluväljakul lõppes sõnadega Ükskord me võidame niikuinii. Tänu sellele üritusele saame indu juurde võita tagasi oma vabadus. Sündumuste loomuliku käiguna toimus 23. augustil 1989. aastal 3 Balti riigi ühise protestiavaldusena Balti kett. Rahumeelne ja verevalamisete demonstratsioon, kus ligi 2 miljonit inimest moodustasid üksteisel käes kinni hoides üle 600 kilomeetri pikkuse katkematu inimahela. Ja jälle oleme sattunud väga pöörasesse hetke, kus näete inimesi. Teletorni kaitsmas, mida ründavad tankid, et üle võtta tele- ja raadiomast. See on umbes sama hea, kui ma peaks võitlema Ott Kivika vastu.
On näha, et inimesed tahavad olla vabad omas riigis. Moskvas on riigipööre just läbi kukkunud. NSVL armee on sunnitud taanduma baasidesse. Kas on meie hetk, et olla vabad? Noh, oleme teletorni kaitsmisest hüpanud järgmisesse etappi Eesti ajaloos. Täna on 20. august 1991. Kell on lähenemas südaööle ja oleme Riigikogu saalis koos Mart Laariga, Lauristin ja teiste kamraadidega, kus toimub hääletus Eesti riikliku iseseisvuse taastamise osas. Kell on 23.03 ja nüüd ongi Eesti vaba. Aga kas te arvate, et elu 90-ndatel oli meie lakkumine? Ei. Kindlasti mitte. Meid tabas sügav majanduskriis. 90-ndatel algus oli Eestis kui metsik lääs. Mõrvade poolest olime maailmas esirinnas. Kriminaalide seadused ja ise hakanud maffiamehi jätkus igale poole. Ostaks Mercedese Mafia 1 numbrimärgid, palun. Aga kas terve 90-ndate vältel oli Eestis nii karm elu siis? No otseselt iseenesest mitte, kuna 90-ndate lõpuks oli olukord oluliselt turvalisem ja parem kui enne. Näiteks 95. aastal tegid eestlased maailma piimanduses suure läbimurde. Avastati ME3 piimhappebakter. Aga tegelikult aastal 1992 võtsime kasutusele Eesti krooni. Eerik Salumäe tuli teist korda olümpiavõitjaks, esimest korda sinimustvalge lipu all ning samal aastal sai presidendiks Lennart Meri, kes võttis 90. alguse kokku järgmise tsitaadiga. Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku Väetis. Jah, just. Ning olukord läks järjest paremaks peale seda. 1994. aastal lahkuvad viimased Vene väed Eesti territooriumilt. Muidugi peame kurbusega tunnistama, et samal aastal 28. septembril tabas Eestit ja Läänemerd seni suurim laevahukk, kui põhja läks Estonia, viies endaga kaasa 852 inimest. Langetame hukkunute mälestuseks pead. Tevin, No, kas sul on midagi muutunud või? on või? Ma ei tea, kas on või? Andriks, on midagi muutunud? 99 aastal tuleb see ID-kaardi prototüüp välja, nii et pean hästi välja nägema. Kuule, pole paha, aga kas ei tahaks meile sellest nagu lähemalt rääkida või? Et siis ID-kaart tuli kasutusele 2002. aastal. 1999. aastal toimus Eestis ka tiigrihüpe, mille eesmärgiks oli tuua arvuti inimesele lähemale. Tänu sellele olemegi nii digiriik, nagu me täna oleme. Kumb siis? 2000-ndatel arenes Eesti digi... Here we go again. 2000-ndatel arenes Eesti digiteemadel väga jõudsalt. 2003 loodi Eestis Skype. 2 aastat hiljem toimusid kohalikud valimised ja veel 2 aastat hiljem Eesti parlamendi valimised, esimesena maailmas elektrooniliselt. Tänaseks on Eesti esimene riik kogu maailmas, kus pea kõik, 99% avalikud teenused on digitaalsed. Oot, ma korraks nagu katkestan, et kus me praegu omadega oleme? Ma väga ei saa aru, mingi suur saal ja ma ei tea, keegi oskab teist kommenteerida või? Kuule tüüp, see on Saku Suurhall, mis ehitati selleks, et läbi viia Eurovisioon 2002. aastal. Aga miks me peame seda läbi viima? Kas teised riigid on vaesed või? Täitsa loll ikka. Eelmisel aastal võtsid ju Tanel Padar ja Dave Benton Everybody'ga. Jaa, tuleb nüüd meelde, kui mu ema rääkis ning kuidas nutis telekat vaadates ja jälas kaasa võidule. Eks kõvasti sai pidutastud ka? Aga poliitmaastikul sai ka kõvasti tööd rassitud. Selle tulemusena liitusime 2004. aastal Euroopa Liidu ja NATOga.
Tänu sellele hakkas ka majanduses kõva buum. Palgad kasvasid, elatustase tõusis ning elu tundus väga ilus. Selleks, et meie elu veelgi ilusam oleks, tuli Rainar Nõlvak 2008. aastal välja ideega koristada Eesti metsaalused ja pargid. Selleks korraldati üle-eestiline kampaania Teeme ära. Kokku korjati 50 000 osalega ligi 10 000 tonni prügi. No väga äge, Eesti sai jälle puhtamaks. Kuniks aastal 2010 otsustas Islandi vulkaan Euroopa õhku paisata suure hulga tuhka, mis varjutas päikese ja segas lennuliiklust üle Euroopa. Lisaks tabas Eestit ka võimas äikesetorm samal aastal. Kas midagi head ka oli või? Ja muidugi oli. Näiteks korraldati Saku Suurhallis Euroopa meistrivõistlused ilu uisutamises ja meie telekas tulev pilt muutus oluliselt paremaks. Oota, mis mõttes, et mis selle pildil viga siis oli? No, analoogtelevisioon lülitati välja ja läksime üle digipildi edastusele. Nii et siis hüvasti kehv telepilt ja hüvasti Eesti kroon, kuna aastal 2011 jätsime oma armsate kroonidega hüvasti, millele olid kujutatud Eesti jaoks olulised inimesed, nagu näiteks Tammsaare, kellest me oleme varem rääkinud, Koidula, Hurt, Jakobson, Keres, von Baer, kunstnik Raud, Tobias. Nii et võtsime kasutusele euro, ehk see sama, mida vanaema kingib sulle see 20 eurona. Aga Nikita, kas seda, millest raha tehakse siis? Muidugi tehan, noh. Puidust ikka. Puit ja puhas loodus on Eesti suurim varandus. Aga kuhu me nüüd sattusime siis? Kas teadsid, et maailma kõige liigirikkam puisniit asub Eestis? Seal on ühel ruutmeetril 76 liiki, ehk loodusega on meil väga hästi. Meie linnades olev õhk on maailmas puhtuselt 4. kohal. 98% jõgedest on joogikõlbuliku veega muideks. Ehk loodusega on meil väga hästi. Meie linnades olev õhk on maailmas puhtuselt 4. kohal. 98% jõgedest on joogikõlbuliku veega. Ja 20% põllumaast on mahe. Saame vabalt liikuda metsades, soodes, ujuda igas veekogus, hingata värsket õhku, millest mujal maailmas vaid saab unistada. Aastal 2015 lõpetas tegevuse Estonian Air ja see asendati rahvusliku lennufirmaga Nordica. 2016. aasta lendas komeedina poliittaevasse esimese naisena Eesti presidendiks valitud Kersti Kaljulaid, kes vahetas ametist välja Toomas Hendrik Ilvese. Tundub nagu palju kolimist. Jah, eks seda kolimist oli omajagu. 2017. aasta haldusreformi ajal kolis hulk inimesi, kui rohkem kui 200 omavalitsusüksusest jäi järgi 79 ning inimeste elukoha aadressid muutusid, kuigi kodu jäi samale paigale. No, eks seda oli lihtne teha, kui oled Euroopa Liidu eesistuja riik ja võõrustad paljusid tähtsaid väliskülalisi. Oma 100. sünnipäeva puhul tegi Eesti 15. septembril 2018. aastal kogu maailmale kingituse, milleks oli Teeme ära maailmakoristus. Tegu on Eestist 2008. aastal alguse saanud liikumisega, kus 50 000 eestimaalast vaid 5 tunniga kogu riigi prügist puhtaks koristasid. 2018. aastal tulid miljonid vabatahtlikud 150 riigist üle maailma üheks päevaks ühiselt koristama, et vastu astuda maailma üha kiirenevale prügistumisele. Kujuta vaid ette seda võimsat koristuslainet, mis algas Uus-Meremaal ja lõppes Havail. Muideks, kas te olete märganud, et me oleme kuskil, ma ei tea, metsa vahel mingi auto juures, autod sõidavad, väga ei saa aru, mis toimub, aga ma ei tea, kas keegi oskab öelda mulle, mis siin üldse toimub? Vot see, muideks see siin on Ott Tänak.
2019 aastal võitis Ott Tänak ja Martin Järveoja WRC maailmameistrivõistluse. nii, ja nüüd ma ei tea, mis juhtus, aga Devin lendas kuhugi ära ja nagu me näeme, mingid trampoliinid, mägi, suusad, lumi, mingi tüdruk, Andri, tead midagi sellest või? See on Kelly Sildaru. Ta võitis X-Gamesi aastatel 2016, 2017, 2019, 2020 ja 2022. Okei, erinevatel aladel, aga ikkagi on ju. 5 korda. Ja 5 korda. Ja muideks just lõppenud Pekingi olümpiamängudel saavutas Kelly Sildaru pronksmedali ekstreemsuusatamises. Pole paha. Kõva tüüp. Jah. Joo, ma käisin vaktsineerimas, ma tulin tagasi. Devin, nii, ja mille vastu sa vaktsineerisid siis? COVID-19. Ossa vana. Andri, no ma juba tean ette, et sa oskad meile vastata, et miks Devin vaktsineeris ja miks me nüüd kõik kodus istume? On mingi kodus. No 2020 aastal tuli siis COVID-19 pandeemia, koroonapandeemia. Valitsus kehtestas eriolukorra ja Eesti, muideks sellel samal aastal Eesti siis korraldas WRC etapi Lõuna-Eestis. Jätkates siis WRC teemat. Aga mis siis nüüd 2021 aastal toimus, Devin? Aga siis 2021. aastal valiti Kaja Kallas esimeseks Eesti naispeaministriks. Ning sama aasta lõpus valiti presidendiks Alar Karis. Nüüdseks on terve igavik möödunud hetkest, mil esimesed meist pullis randusid, aga kas midagi on üldse muutunud? Meri on endiselt sinine, metsad rohelised ja inimesed meie kõrval räägivad meie keelt. Läbi aastate on meil olnud külalisi teisest maadest, aga meie väike Eesti on sellel vältel samaks jäänud. Meile meeldib laulda, tantsida, teha suuri lõkkeid ja nende ümber laulda ja tantsida. Juua limpa limonaadi ja süüa verivorsti, kuigi mitte samal ajal. Eestit ei ole raske armastada, eriti kui teha seda kõik koos. Aitäh, et olite meiega selles rännakus ja pidasite vastu. Kaunist vabariigi 104. aastapäeva. No me, et olete valmis. 1, 2, 3. Elagu Eesti!